Vestlussaade Vaba Sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Tervist, head kuulajad-vaatajad! Tere tulemast kuulama vestlussaadet Vaba Sõna. Stuudios on taas Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets. Täna räägime sellest, miks koalitsioon taas immigratsiooni õhutab, mida räägib Kapo aastaraamat kõrgete riigikaitseametnike korruptsiooni ohust ning võtame luubi alla Rakveres toimuva. Selle, kuidas EKRE Rakvere linnajuhtide prassimist piirab ning kuidas uhiuues Uku-Aru muusikamajas juba läbuks läks. Aga Evelin, kõigepealt muidugi reklaam veel, kui saade on eetris, siis juba on Riigikogu lahtiste uste päev täies hoos, aga sellegi poolest Tallinna inimesed ja ehk mõned Harjumaa inimesed veel jõuaksid kohale. Ja tere ka minu poolt ja tõesti kutsun teid kõiki laupäeval, see on 25. aprillil lahtiste uste päevale, aga kui te ei jõua, siis EKRE teeb ülevaate sellest päevast, näitab ülekandeid ja igal juhul olge pulsil. Ja maja on avatud kuni 16-ni, saab torni, saab EKRE fraktsiooni, saab kõikidesse teistesse fraktsioonidesse, Riigikogu kohvikusse kohvi ja kooki sööma. Ehk siis tegelikult, kui keegi avastab kusagil kell 12 meie saadet kuulates, et selline päev, siis kella 1-2 Riigikogu tulek on veel igati mõttekas. Just nimelt ja ma teen ka reklaami enda ettekandele, et see algab kell 2 ja ma räägin, kuhu kadus odav elekter. Et me mäletame, et aastaid tagasi olid elektriarved sellised, et me ei pidanud muretsema, et kas raha jätkub selle tasumiseks või mitte. Aga nüüd on olukord ju täitsa hulluks läinud, et elektriarved nagu matavad hinge juba. Ja Evelin, aga meie liigume päevakajaliste nädalateemadega edasi. Sina olid kolmapäeval põhiline ettekandja meil erakonna poolt, fraktsiooni poolt, kes siis oli väga kriitiline valitsuse uute immigratsiooni eelnõude osas. Tuleta siis meie kuulajatele meelde, millega tegu oli? Ja, et meil on nüüd Riigikokku toodud 2 eelnõud, mis siis puudutab välismaalaste seadust ja eelkõige just võõrtööjõudu, välistööjõudu, et leevendatakse tingimusi. Esiteks enam ei pea maksma neile keskmist või üle keskmise Eesti palga, vaid nüüd saab alla keskmise 0,8 koefitsiendiga palgaga tulla meie tööturule. Ja 2 eelnõud, üks siis tuli otse nagu Euroopa Liidu direktiivina ja teine ei olnud direktiiv, vaid meie enda nähtavasti tööandjate lobitööna siis nõue või et kuidas siis saada rohkem odavat tööjõudu. Aga Evelin, praegu on ju üldine suund, et võetakse vastu Euroopa Liidu direktiiv ja nõudmised seoses sellega, et pagulasi tuleb liikmesriikide vahel jagama hakata. Ja see on veel 3. seadus, et mina näen, et enne valimisi on ikkagi gaas põhja pandud ja et kiirendada kõiki neid seadusi, mis meie väikest rahvusriiki lammutavad, et see on kohutav. Ja ma käisin hiljuti Viinis rahvuskonservatiivide konverentsil, kohtusin seal põneva inimesega, nimelt Erts Herzog, kes tapeti Sarajevos, kes mäletab. Ferdinand. Erts Herzog Ferdinand, tema lapsega, siis prints Hohensteiniga, kes oli siis selle konservatiivide ürituse patroon. Ja teate, Viin on ju imeilus linn. Ta oli veel 120 aastat tagasi Euroopa kõige rikkam linn, järelikult ka üks maailma rikkam linn ja imeilusate majadega.
kaunite lossidega, aga 50% on võõramaalasi ja muidugi domineerib nende võõramaalaste hulgas araabia keel ja araabia meel, islam, mis tähendab, et tegelikult vana Euroopa kaob meie silme all ja see on katastroofiliste tagajärgedega. Ehk siis, ja meie need sulased siin, Brüsseli sulased tahavad siia täpselt samu eesmärke saavutada, et Tallinn ju venestub meie silme all nagu okupatsiooni ajal. Ehk siis kõik need hullud, kõige halvemad trendid tuuakse nende tentsikute ja pugejate poolt Eestisse ka. Et sa just tõid näite, et vähendatakse siis palganumbreid, et saaks odavtööjõudu ja kust siis neid odavtööjõudu tuuakse? No on nimekiri, kust tulevad odavtööjõud, et eelkõige endistest Ida-Euroopa või tuleb Ida-Euroopa riikidest ja Nõukogude Liidu endistelt aladelt ja üks ainukene maa oli erinev, Indiast tuleb ka. Aga muidu oli Usbekistan, Turkmenistan, kõik stannid olid. Moldova ja isegi Valgevene oli vist seal ära. Ja Venemaa ja Ukraina, kõik need. Nii et tere tulemast Karl Vaino aega tagasi. Ja kusjuures meil on ju siiamaani olemas ju kvoodid võõrtööjõu jaoks, aga neid ei täideta, kuna seal on palganõudmised suuremad. Nüüd siis viiakse see palganõue allapoole ja eelkõige veel sektori valikus, et see tööjõud saab siis liikuda sinna töötlevasse tööstusesse, veondusse, laondusse, et kõikidesse nendesse kohtadesse, kus on väga oluline see tööjõu maksumus. Ja mis veel ta teeb, et ta võtab meie inimestelt töö ära, teiseks lööb palgad alla ja kolmandaks ei kaasne ju sellega innovatsiooni. Vaid minnaksegi pigem massi peale, et paneme jälle odavat tööjõudu ja sellega ju kaasnevad ka muud kulud, sotsiaalkulud ja uue seaduse või selle direktiivi vastuvõtmisega laienevad nüüd kõik need sotsiaalsed hüved, mida meie oleme oma riiki üles ehitades välja mõelnud oma inimestele, laienevad nüüd ka võõrtööjõule. See oli hull lugu küll, et tegelikult need, kellel on siis elamisluba saadud, need saavad meie lastetoetusi, sünnitoetusi, emapalkasid. Vanemahüvitist ja puudega toetusi. Turkmenistan, tere tulemast. Kõik lastetoetused on teile siin eestlaste kulul saadaval. Kolige aga sisse, see on valitsuse sõnum. Saavad veel töövõimetust ja kui varem oli veel nii, et inimene pidi ära minema, kui tal tööd ei ole. Nüüd saab 9 kuud siin vegeteerida meie sotsiaalsüsteemi arvel ja see kõik on ju kulu. Me näeme ju mujal riigi, kas see naaberriikide pealt, et nad ei tule enam toime sellega, et väga kallis on üleval pidada inimesi, kes tulevad siia sotsiaalsüsteemi hüvesid nautima. No pealinna me oleme juba immigratsiooni mõttes peaaegu kaotanud, et ilmselt on eestlased siin juba alla 50% oma numbritega tänu massilisele sisserändele Ukrainast. Kusjuures pange tähele, Ukraina sisserände ja nii-öelda paguluse eripära on see, et selle nimel tehakse kõik, et nad siia jäävad. Isegi ma mäletan Siseministeeriumi või kantsler Tarmo Miilits ütles ühel kohalike omavalitsuste päeval, see oli paar aastat tagasi, et me peame arvestama, et nad jäävad siia, nad on siin juba küllalt olnud. Et juba kõrged ametnikud on seal omaks võtnud, juhtkond teeb kõik, et neid siia jätta. Ehk siis tegelikult ei korraldata mingit pagulaspoliitikat, vaid massilise sisserände poliitikat kuritahtlikult Ukrainat kahjustades seal juures. Sest kui Ukraina jääb ju miljonitest inimestest ilma, üle 7 miljoni on paguluses Saksamaal ja mujal, siis kes seda Ukrainat siis üles ehitab? Nii et see on ääretult alatu nii Eesti kui Ukraina suhtes, et ärge uskuge seda lolli juttu valitsuse käest, et me aitame Ukrainat siin sellega. Ei aita, sellega tehakse ainult kahju. Aga ikkagi mulle tundub, et kogu see süsteem, mis sinna veel juurde tuleb, ju töötab rahvusriigi hävitamise nimel. Et meile tehakse juba arstidele koolitusi, kuidas siis välistööjõu abistamisega hakkama saada, et mida teha, kui sa ei oska inimese ema keelt, et kuidas tema murest ja aru saada ja
veel teised nagu probleemid ka, et miks Eestisse tahetakse slaavi riikidest tulla, aga eelkõige sellepärast, et siin saab hakkama vene keelega. Ja nüüd me hiljuti saime lugeda ka Soomest uudist, et Soomes on lõppenud ära see pagulustoetus, see aastane pagulustoetus, et kuhu nad siis, need ukrainlased siirduvad ikkagi hästi palju Eestisse, kuna siin saavad nad vene keelega hakkama. Ja siis silmakirjaks justkui seistakse eesti keele eest, et tegelikult toimub massiline venestumine. Et isegi Jõgevast inimesed ütlevad, et vene ajal ei olnud ka seal vene keelt kuulda, aga nüüd on tänavatel vene keel. Ma kuulen Rakveres seda igal pool, et terved suured siis ühiselamud on täis löödud venekeelset sisserändajat. Muide, vene ajal oli sama mehhanism, ühiselamud toodi kõigepealt täis, mõne aastaga jagati neile ühiselamutes olevatele immigrantidele juba Lasnamäel ja mujal korterid välja. Ehk kõik need vanad kuritegelikud nipid lähevad uuesti käiku. Et me lihtsalt peame sellest rääkima, peame sellele vastu hakkama, et läheb meie Euroopa, läheb ka Eesti sama teed. Aga vastuhakk on olemas, EKRE on selle vastuhakku eesotsas ja ma usun, et tegelikult juba aasta pärast on võimalik pidur peale tõmmata ja panna hästi kõrged palganõuded, lõpetada need erandid, igasugused iduettevõtted, kes Bolti sisse veavad, ülikoolide massiimmigratsioonile pidurit tõmmata. Et tegelikult on võimalik veel reageerida. Ja on võimalik ja me oleme tegelikult hädas nende Euroopa Liidu direktiividega, sest direktiivid suruvad peale neid võrdseid võimalusi ja immigratsiooni ja solidaarsust, kohustust jagada pagulasi liikmesriikide vahel. Et sellised väga kahjulikud direktiivid rahvusriigi seisukohast on just tulemas Euroopa Liidust. Ja me läheme edasi Kapo aastaraamatu teemaga ja seal oli üllatuslik korruptsiooni teemade all välja toodud siis kõrgete riigiametnike siirdumine erasektorisse. Seda siis nimetatakse pöördukse efektiks, et alles olid sa näiteks Kliimaministeeriumis, juba oled mingisuguses firmas, kes kratib riigi raha. Aga eraldi oli seal välja toodud kõrgete riigikaitseametnike siirdumine erasektorisse. Selle kohta on põhjaliku artikli kirjutanud äsja ka Eesti Ekspress. Ja siis oluline on see, et näiteks siis üks suurima kasvuga riigikaitsega tegelev firma Frankenberg, kes siis raketitehnoloogiatega tegeleb, on juba saanud riigilt 7 miljonit eurot ja enne imet sinna on siis läinud hulgi erinevaid kõrgeid riigiametnikke just värskelt. Ja enne, just kui nad on erafirmasse läinud kõige kõrgematelt riigikaitse kohtadelt, nii lahkesti annab riik neile 7 miljonit eurot ja ka selle raha juures ja nende osakute jagamise ja hindade juures oli väga palju kahtlast. Ei hakka seda täna siin puudutama, see vajab rohkem teemasse minekut. Sellepärast ma just esitasin kaitseminister Pevkurile arupärimise uurimaks siis, kui kaugele see asi on läinud ja miks siis kõrgemad riigikaitseametnikud jooksevad massiliselt erasektorisse. Tegelikult ongi väga suur probleem hetkel, et nii-öelda kaitsetööstuse koorekiht, meie välja õppinud spetsialistid enam ei teeni Eesti riiki, vaid nad lähevad eraettevõtlusesse. Kõige populaarsem koht tõesti, nagu sa ütlesid, on see Frankenburg ja tegemist ei ole mingi üksikjuhtumiga, vaid see nagu laiem trend. Ja mida kaitsepolitsei aastaraamat välja tõi? Ta tõigi korruptsiooni ohu kui välja sellega, et nüüd siis see sama eraettevõte Frankenburg hakkab oma endiste kolleegide käest taotlema neid riigihanke tingimusi ja osalema riigihankes, et kui saada raha lihtsalt toetust kaitsetööstuse fondidelt, sest nüüd on niimoodi, et 100 miljoniline fond on ju tehtud kaitsetööstuse toetuseks. Aga enne imet kõigepealt siis hakatakse subsutama neid, kes on just tulnud kaitseministeeriumist nagu Kusti Salm,
kes on just tulnud Kaitseväe juhataja kohalt nagu Herem, siis riigi kaitseinvesteeringute keskuse juht jooksis Frankenburgi, Margus Valdemar Saar, sealt tuli relvastuse kategooria juht Ramil Lipp üle ja siin on ikka pikk nimekiri, terved skeemid, et kuidas see ülejooksmine käib, et see on ju nii magus ärivaldkond. Sellega on seotud suured ärisektori firmad nagu siin ja IT-ettevõtjad investeerivad sinna, et vaata, kui oled siis riigisektoris kõik suhted, sidemed, kogemused kätte saanud, nüüd tahaks ju rikkaks ka saada, eks ole. Jah, et nii suuri rahasid riigisektoris ju ei liigu, kui erasektoris võivad liikuda ja mis siis see Kapo hoiatus on, et ta võib öelda, et otsused võivad juba mõjutatud olla juba sellel ajal, kui see kõrge riigiametnik töötas riigiametil, mitte erasektoris, et lõi nähtavasti teatud võib-olla tingimused, milles ise töötas välja näiteks riigihanke tingimused. Näiteks relvastuse osas on need hästi spetsiifilised nõuded. Ja tegi kõik need ettevalmistused ära ja siis läheb siis sinna erasektorisse ja käsi pikalt, et nüüd ma tulin raha järele ja tegu ei ole mingite tuhandetega või sadade tuhandetega ega miljonitega, vaid tegu on kümnete miljonite suuruste toetustega, hangetega ja kui see ei ole korruptsioon, ma ei tea, mis asi see korruptsioon üldse on. Ütleme, et me nimetame seda korruptsiooni ohuks praegu, et otseselt seaduse vastane ei ole, aga samas ohud on väga kõrged. No kui kaitsepolitsei aastaraamatus tuuakse see oht välja ja oht võib realiseeruda lihtsalt väga kiiresti nendel teemadel, mida sa nimetasid. Küsimus ei ole selles, et iseenesest valdkonna spetsialistid võivad minna teise valdkonda, et kui on juba 50-sed pensionil nagu kaitseväelased, et mis nad siis nüüd 20 aastat käed rüppes istuvad. Aga paljudes riikides on selle vastu töötatud välja näiteks jahtumisperiood. Ei ole nii, et 6 aega hiljem oled sa ärisektoris, istud laua ääres oma endiste kolleegidega, küsid neilt raha, tõmbad ministeeriumidest igalt poolt kolleegid veel oma firmasse, helgemad pead ja hakkad äri ajama. Et see jahtumisaeg peaks Eestis ilmselgelt olema välja töötatud ja neid riske peaks igal juhul vähendama. Aga tuletame meelde, kuidas Martin Herem korraga pani Kaitseväe juhataja ameti maha. Täiesti ootamatult ju ütles, et tema läheb nüüd linde uurima, et talle aitab, tema läheb pensionile, kusjuures tuli täiesti ootamatult. Minu meelest ta ei läinud pensionile. Ja tegelikult just nimelt riigisektoris on ta tohutute kuludega saanud väga suure kogemuse hariduse. Ta võiks mingisugusegi töö võtta, eks, kaitsevaldkonnas, aga ei. See jutt lillede ja liblikate osas ei vastanud sugugi tõele. See oli juba kohe ette näha, et joostakse äri ajama. Paraku on see just nii ja nende kaitseinvesteeringute keskuse juht jookseb Frankenburgi. Ta tahab just kiirustada, et ta oleks pumba juures, tal on väga kiire. Ta läheb kaitseinvesteeringute keskus, mõtle, nad ju korraldavad suurtükkide hankeid, nad korraldavad igasuguseid ülikalleid hanke, mõni maksab 500 miljonit, nagu siin äsjane soomukite hange pidi maksma. Et see on üks riigi kõige nagu suuremate kuludega hankevaldkond. Ja väga segane valdkond, tuletame meelde Riigikontrolli aruannet, mis puudutas just kaitsevaldkonna rahastamist. Seal olid mingid 10 miljonid kantud ette maksuna, pärast olid need unustatud sinna kuhugi, ma ei tea, mingile ettevõtte arvele, öeldes, et nende 10 miljonite tagasi taotlemine on liiga tülikas ja liiga bürokraatlik, et seda raha enam ei loetagi. Et 10 miljonit sinna, 10 miljonit tänna ja nüüd tõesti, mina saan aru, et Kapo aastaraamat on näinud julgeoleku ohuna Martin Heremit, ütleme otse välja. Ütleme korruptsiooni ohuna, oleme täpsemad. Aga korruptsiooni oht on ka julgeoleku oht tegelikult, see korrupeerib riiki. Kaitsevaldkonnas on igasugune oht, julgeoleku oht, olgu see korruptsiooni oht või mingi muu, aga ta on julgeoleku oht ja Martin Herem on ise ka tunnistanud seda, et ta on nüüd kurjategijatega ühel pulgal, aga kuule, ära tee niimoodi, et sa oleksid kurjategijatega ühel pulgal. Mina usaldan küll siin koha peal kaitsepolitsei
professionaalsust ja see, mis sinna aastaraamatusse läheb, see ei ole juhuslik. Meie Evelin oleme ju EKRE-s kogu aeg seda ohtu üles tõstnud, et ma ütleks, et kaitsepolitsei jõuab alles järgi meie teemadele 2-aastase hilinemisega. Aga ma toon veel ühe näite selle teema lõpetuseks, et meil on ju olnud kaitsetööstuse lipulaev Milrem, iseliikuvaid sõidukeid teeb. Sinna pandi päris suuri summasid riigi raha. Erasektor tegelikult ja kõik oli erasektori värk. Sebe oli üks bussifirma, Sebe tegeles nende remontide ja asjadega selle kaudu. Firma kaudu oli aktiivseid kaitsetööstuse tegelasi. Aga tead, mis lõpuks juhtus pärast nende rahade pumpamisi ja pumbati. Araabia riik ostis selle firma endale, Araabia šeigid, Araabia Ühendemiraadid, et selle asemel, et siis kasvõi see Eesti maksumaksja rahaga üles nuumatud firma kuidagi mõnele NATO riigile siis proovida suunata, et saaks rohkem investeeringuid. See suunati Araabia Ühendemiraatidele, kes aeg-ajalt öeldakse, et nad sehkendavad ka Venemaaga ja ajavad nendega kõvasti äri ja rikuvad sanktsioone ja no kas siis selle jaoks me peame maksumaksja raha pumpama ja siis öeldakse, raha ei ole teile mitte millegi jaoks, aga samal ajal jätkub omadele igale poole. Ja ma pean siinkohal ka ära mainima, mida räägivad selle kohta süvariigi suuvoodrid nagu Priit Hõbemägi. Ta ütleb, et jaa, aga Eesti on väike riik, meil on vaja spetsialiste, et see on loomulik, et riigisektorist liigutakse eraettevõtlusesse, aga kuulge, et tõesti Eesti on väike riik, järelikult on ka riigisektoris inimesi vaja, et päris nii ei ole, et sa töötad ennast üles, hakkad riigile lõpuks kasu tooma ja siis pupsti hüppad ära erasektorisse. Just nimelt, eks ole, 25 aastat on inimestele rahvusvahelist haridust antud ja siis head aega ma lähen nüüd äri ajama ja teie raha eest. Ja probleem ei ole ju mitte ainult kaitsevaldkonnas, vaid ka nendes valdkondades, nendes teistes valdkondades, kus ka mitte miljonid, vaid lausa miljardid ringi liiguvad. Näiteks kaitsepolitsei aastaraamatus ära märgitud niinimetatud pöördukse efekti leidub ka Kliimaministeeriumis ja Kliimaministeeriumi meretuule arendajad. Võtan siit kohe nimed, et üks oli Karlis Goldstein kui ka tema nõunik Nikon Vidajev tegelesid vahetult enne meretuule ärisse sisenemist Kliimaministeeriumist just selle valdkonnaga, et kui projekti arendajate nimel siis riigiasutustega suhelnud, Goldstein oli varem Kliimaministeeriumi taastuvenergeetika valdkonna juht, siis projekti juhtiv Vidajev meretuuleenergia nõunik. Ja nüüd nad siis on suured eraettevõtjad, kes siis konkureerivad riigi toetusele eraettevõtjana. No mul vajuvad käed rippu, et vaene Eesti riik, et varastatakse, minu meelest see lüpstakse ikkagi lõputult ja sellepärast sinna ka suunatakse neid miljardeid ja miljoneid, et meil on riigikaitse toetuse eelarvest 5,4% SKP-st. Siis saabki 100 miljonilise toetusmeetme teha, kus juba ainuüksi üks riigiametnike firma tõmbab 7 miljonit ja palju neid siis saab olema igal juhul pilt kehv. Tuletan meelde, kuidas kunagi see sama sündroom nagu tead 90. alguses, et Tiit Pruuli, Mart Laari nõunik ja suur sebi ja selja taga siis tuli ärastama Eesti Raudteed. Siseinfo oli tal käes, palju umbes hinnad maksavad, eks ole. Sai kohe selle abiga siseinfoga väga rikkaks meheks, et selline siseinfo kasutamine, lüpsmine, petmine, see on lihtsalt nii vana asi, et see on tegelikult ei ole paremaks läinud, ikka petavad. Senikaua kui Reformierakond ja sellised vanad sahkerdajaparteid on võimul, ärge lootke, et grammi võrragi midagi muutub. Midagi ei muutu ja kui sa nimetad seal seda 7 miljonit ja miljonit, siis tuletan meelde, et meretuuleparkide arendusse kavandati 2,8 miljardit. See pandi küll pausi
pausile, kuna vist mingi süsteemiväline huviline tekkis. Aga küll nad lähevad sellega edasi, sest kui juba veremaitse, rahamaitse kollil suus, ära karda kolli, kui on kollil rahamaitse suus, nagu laste film meile rahamaitse suus. Hoiatavalt laulsid, et meie Eesti riigis on sama lugu, kollidel on rahamaitse suus. Aga läheme järgmise teema juurde, armsad kuulajad, ja räägime Rakverest. Nimelt Rakveres on paar kolli, kellel on rahamaitse suus. Paar kolli, osadel on alkoholi ületarbimine, see puudutab pidu Uku Arus. Aga alustaks ikkagi linnaametnike palkadest, et me siis andsime viimasel volikogul, nimelt siis kolmapäeval üle paranduse ettepaneku, et teha korda linna õigusakt, mis puudutab siis oluliste linnaametnike töötasusid. Ja sellele on ju ammu juba EKRE tähelepanu suunanud, et see on seadusega vastuolus. Siis on selle teemale valgusvihu peale visanud õiguskantsler ja asi läks nii kaugele, et õiguskantsler ütles, kui te ei tee seda korda oma linnaametnike tasustamise siis määrust, siis ma kaeban teid Riigikohtusse. No kuulge, see on pretsedenditu lugu, et linnavalitsus lihtsalt kuude kaupa molutab ja jorutab ja ei kavatsegi korda teha. See on ikkagi minu meelest ülim ülbus, et esiteks tullakse volikokku määrusega, mis on õigusvastane. Õiguskantsler ütleb, et tehke korda, annab tähtaja 28. november 2025. Sellest on juba pool aastat möödas ja kui õiguskantsler küsis, et millal te siis selle olukorda lahendate, siis Mihkel Juhkami ütles, et 22. aprillil on see päevakorras ja 22. aprill on juba selja taga ja ei olnud ju Rakvere linnavolikogu päevakorras seda määruse parandust. Ja see näitabki seda, et kui ikkagi tahab see linnajuht omale sellist eelnõud, tähendab sellist määrust, millega ta saab omale igasuguseid hüvesid, massaažiarveid, hambaarsti tasusid hüvitada, siis ta saabki seda lõputult teha. Mis siis, et õiguskantsler ütleb, et kuulge, tehke korda? Tuleta mulle ka meelde, mis seal kurioosset oli siis selles eelnõus, et meie kuulaja tahab ka aru saada, sest kõik ei ole seda teemaga tuttavad, eriti kes Rakveres ei ela. Ja seal olid ju tegelikult kõik need kõigepealt võeti vastu juba, ma ei tea, 2013 määrus, kus linnapea sai iseendale preemiaid ja hüvitisi maksta. Ja maksid mehiselt endale. Ja ikkagi iga aasta viimane aasta läks ka mingi 50 000 eurot, et mida siis jõulupreemiatena jagati nii linnavolikogu esimehele kui ka abilinnapeadele. Kas selle aasta linnapea äkki loobus suure see aasta ta loobus, ütles, et vaatamata, et ebaseaduslik määrus kehtib ja ma võiksin endale ebaseaduslikult hüvitisi maksta. Ma olen nii armuline, et jätan seekord 500 eurot võtmata. Ja see põhimõtteliselt on tegu siis sellise vana määrusega, kus siis on ära nimetatud, millised hüvitisi, millist palka, kus juures Rakveres on ju linnajuhtide palgad seotud teatud koefitsiendiga keskmisest palgast vist, ei olnud ju miinimumpalgast, oli keskmisest palgast. Ja nad saavad üle 4000 palka, nii volikogu esimees kui ka linnapea, ja siis nad tahavad sealt veel lisaks mingi massaaži ja sportimise liikumisteenusede hüvitamist. 33 eurot kvartalis, et ikka on vähe. Endal on palk, eks on 4000 pluss, tal on vaja prillihüvitist tingimata. 33 eurot veel juurde. Tal on vaja massaažihüvitist, sest ta on ennast laiaks istunud. Ja tegelikult on see määruse parandus väga lihtne. Võtta välja just nende hüvitiste ja preemiate maksmise osa ja määrus on korras. Ta on korras, aga ei saada hakkama. Linnavolikogu esimees ütleb, et see inimene, kes pidi sellega
tegelema, jäi haigeks. No nii juba 2013. aastast kogu aeg ollakse haiged ja ei saa aru ja ei või. Et see on hanitamine, see on õiguskantsleri hanitamine, see on meie hanitamine, aga me ei jäta seda teemat. Ja nüüd tegelikult EKRE oli nii tubli, et väga lihtne oli seda määrust ju parandada. Võtad sealt 3 punkti maha ja loed esimene ja teine kord läbi ja asi toimib. Ja nüüd me tulime appi ju, saatsime neile selle õige määruse, et loodetavasti saab see toetust ja see on ka ju mainekahju. See on ju mainekahju, et meil on selline linna juhtimine. No aga Keskmaast ei olegi midagi oodata, vaata kui Keskerakond jooksis Isamaasse, siis seal kõik pahed veel võimendusid, eks ole. Et Isamaa oli niikuinii selline LGTB partei, juhtiv LGTB partei Rakveres. Nüüd siis kõik need Keskerakonna trikid, nii et mina nimetan need lihtsalt Keskmaaks. Ja kui nende ametisse nimetamine oli linnavalitsuse puhul, mina ütlesin, et EKRE ülesanne on pakkuda Isamaale isamaalist alternatiivi, sest te ei ole patriootlik isamaaline partei. Te olete globalistide käpikud, kes viivad kõike seda jama ellu. Sest mina olen ka aru saanud, et Isamaa eraldi on palju parem erakond ja Keskerakond eraldi on ka palju parem erakond, kui see moodustis, kus Isamaa ja Keskerakond kokku pannakse. Et see nagu selline värvide segamine, et kui neid värve liiga palju saab, läheb mudaks. Läkski mudaks, Rakvere läks täitsa mudaks kätte ja linnapea Varek on ju väga agressiivne, rahvusluse kriitiline, et tuletan seda alati meelde, kui tema ütles, et EKRE on neil kõige viimane koostööpartner, et nendel on ikkagi võrdõiguslikkus ja kõik sellised asjad, et mis eesti-meelne ja eesti-keelne Rakvere, et kus teised rahvad on, mis neist küll saab. Et selline tähendab tüüpiline, tähendab nagu oleks nagu mingisuguse Narva Stalnuhhini juttu kuulnud, võt selline inimene valitseb Rakveret. Ja et ta loeb põhiseadusest välja seda, et kõik rahvad on võrdsed ja samas unustab selle kõige olulisema ära, et Eesti riik on loodud eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilimiseks läbi aegade, mitte mingi kamalamba pühitsemiseks. Rakvere tahtis isamaalisust, paljud tahtsid isamaalisust, said Stalnuhhinid, palju õnne. Stalnuhhinid jaa, sest minu jaoks on tegelikult täiesti arusaamatu, kuidas nii tark Rakvere on sellise linna juhtkonna valinud. Aga hanitamine töötab, plakatid peavad olema 10x10 meetrit, kui sul pannakse Gert Karuse plakat 10x10 meetrit, siis selline kahvatu kuju nagu Gert Karus on kõige suurem häältetooja. Aga mina olen vastupidi, mina olen kuulnud kõige rohkem, et väga palju jutte sellest, et Rakveres ostetakse ka hääli. Ja just Gert Karuse nimega seoses. No loodame, et see ei vasta tõele. Aga kurba lugu on see, et valimistesse räägitakse, et 40 euro eest ostetakse hääli ja osundatakse väga kindlate nimede peale. Ja mulle ka helistatakse ja ma olen öelnud, et politsei minge püüdke nad kinni. Ma olen politseiga ühendust võtnud. Ei suudeta. Nii et kallid Rakvere inimesed, kui te ikkagi südames ikkagi kipitab ja te teate, et mõni tuttav on siis 40 euro eest oma hääle müünud, muide see müümine ei ole karistatav, vaid ostmine, siis tulgu ja rääkigu meile ära, et kui need niidid viivad linna juhtkonda, siis on ikka kohutavalt halb lugu. Võiks ju tegelikult otse politseisse minna. Muide, Narvas võeti see juhtum vahele, kus tuvastatigi, et osteti hääli ja seal on minu meelest praegust uurimine algatatud. Olukord on Rakveres sünge. Aga lähme veel ühe Rakvere teema juurde. Jaa, Evelin, muidugi. Et see oli omamoodi lõbus, lõbus. Ei ole lõbus. No tegelikult ei ole. Et siis siin nädal tagasi, mis päeval see nüüd oli, aga 10 päeva tagasi juhtus siis selline asi, et tehti diskotüüpi üritus. Siis Uku-Aru moodsas säravas kultuuri ja muusikamajas. No ja mis seal juhtus siis? Ja, et Virumaa Teataja on otse välja öelnud, et läks läbuks, et kutsuti pop-ansambel kohale ja vastavalt sellele tulid ka kohale
popansambli fännid ja selle popansambliga kaasas käis ka rohke alkoholi tarbimine ja lõpuks see tipnes väikse rüselusega, paari kaklusega. Alkoholi valati meie 26 miljoni eurose hoone põrandale. Lõhuti paari mööblit, ja kusjuures meie ju arutasime üldse, et mis üritused võiks nii väärikas hoones olla, sest ta ei ole lihtsalt mingi kultuurimaja, vaid on riiklikult tähtis kultuuriobjekt ja mille puhul ju rõhutati sisu, väärikust ja kultuurilist kaalu. Ta ei olnud mingi suvaline kultuurimaja, kus võib kõiki asju lubada ja nüüd siis tehti sellest disko, aga ikka käib, rahvas tahab pidutseda, laamendada, kakelda, miks mitte? Selleks on omad kõrtsid ja vahel keldrikorrusel omal ajal oli Rakveres vägev koht nimega Mjau, nagu, kus ma küll sees ei ole käinud, aga see on selline nagu tugevate kiviseintega, aknad kinni kaetud. Tümakas ei jõua ka kuskile kaugele ja siis firma klubi järjekordades kakeldakse regulaarselt ja kogu aeg reede ja laupäeva õhtuti. Aga miks me peame sellise läbu viima siis Pärdi majja? Ja ega siis see ei ole ju ainult Virumaa Teataja hinnang, et nii seda ei peaks tegema, vaid ka lugesin Virumaa Teatajas, kuidas üks inimene, kes seal koera jalutas ja kuulab seda vaiba kloppimist tümakat, see tuleb ju madala sageduse lainena läbi müüride, läbi seinte ja mõtled, tegelikult on ju tegu ka kirikuga mõnes mõttes. No kirikuhoone annab et annab sellist väärikust ja pühalikust juurde. Hoone on tõesti väga väärikas ja tõsi, need maja haldajad on öelnud, et sellist asja me enam ei taha. See on muidugi positiivne. Aga mida ma tahan siia lisada, on see, et vaata, kui oli avamisüritus, siis on ka nii, et vahvad viiulivirtuoosid, kõik inimesed on õhtu tualettides, väga pidulik, aga muidugi pane pärast peo püsti, disko läks lahti. Ja mingi mees selle plaatidega keerutab. See on nagu üldiselt selline nukker trend, et ikka peab mingi... See on Rakvere eripära. See on juba Marko Tormi ajast, nii palju kui mina mäletan, kui ikkagi oli vallavanema või tähendab maavanema vastuvõtt või linnapea vastuvõtt. Inimesed tulid kenasti õhtu riietuses, oli ka ju lausa riietuskood, et tuled tumedas ülikonnas ja maanikleidiga. Ja pärast seda, kui oli pidulik aktus läbi, kõned peetud, märgid, aukirjad, kõik üle antud, läks jälle läbuks, tuli mingi räpparreket, kes siis laulis roppude sõnadega ja siis kõik siis need kaunid daamid kohmetult plaksutama ja itsitama. Tegelikult lõpetage ära, kui teile ikka ei meeldi, siis mis te tellite, mis te püüate olla popid ja noortepärased, kui te ei oska, eks ole. Ja kui teile ei meeldi see, et umbes nagu moe pärast, et oleme ka nüüd natukene kultuursed, et kuulame hambad ristis viiuli puruks, eks ole, ja kakleme ka. Kuulame hambad ristis viiuli kontserti ära ja lõpuks siis tunneme kõik vabalt, viskame kingad nurka, ülikonnad toolileinile ja laseme looma endast välja. Aarne meie siis EKRE-poolne linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimees andis ka kommentaari Virumaa Teataja ja ütles, et aga lepiks kokku, et õlleklaasidega ikkagi Fratrese saali kargama ei lasta ja poriseid jalajälgi kaua tehtud kaunikese lakke ei vajuta. Riiklikult tähtis ööklubi pole just see, mida algselt ette kujutati. Ilusad sõnad. Ilusad sõnad ja võib-olla just see riiklikult tähtis kultuuriobjekt õpetab nüüd meie linnajuhte korralikult käituma, et midagi igas halvas võib midagi positiivset näha, et lugupeetavad, võtke ennast kokku, ärge minge õlleklaasiga, ärge korraldage selliseid üritusi, läbusid riiklikult tähtsatest kultuuriobjektidest, tehke need oma mingi saunapeod kuskil kodus, et... Ma tahtsin midagi sarnast öelda, et tegelikult see näitab, et just see
uhke muusikamaja oli väga vajalik, see aitab hoida kõrgkultuuri, see harjutab kõrgkultuuriga. Ja nüüd katse-eksituse meetoditel sai aru, et selline läbustamine sinna ei sobi ja see on ka positiivne areng. On, väga. Niimoodi me kasvatame iseennast, kasvatame kuulajat, vaatajat ja muusika ja kultuuri juurde. Ja Rakvere linnajuhte muidugi. Ja minu meelest oleks ju aeg ka näiteks, et linnavolikogus ei käida dressipükstega volikogus. Siis osad tulevad otse trennist, ma vaatasin. Siin Hõbemägil oli just trenniriided seljas, kõik jakid, värgid, et kas ei ole nii palju aega, et natukene ennast siis teiseks olukorraks ümber ajalastuda. Et tegelikult mõni mees ju remondib seina näiteks, parasjagu teeb siis seda pahteldamist, et kas ta võtab pahlilabida ämbri ja siis oma pahtlised tunked ka kaasa. Ja kui juba sellest nagu rääkida, et pidage lugu institutsioonist, et kui te tulete linnavolikogusse, et pange vähemalt omale plekkideta bluus selga ja peske nägu puhtaks, sest minu meelest Riigikogus on läinud asjad paremaks. No Juku-Kalle on parandamatu, aga näiteks siis proua Alender on hakanud pükse kandma. Mütsid, ta käis tavaliselt mingi mütsiga Riigikogu saalis. Ja lühikaste pükstega. Ja siis suvepükstega, rannapükstega marssis istungisaali ja siis oli tal mingi räppari tutimüts, eks ole, ja selliseid asju on ikka küllalt olnud. No enam ei ole, enam on minu meelest on läinud paremaks. Aga ma ütleks, et mulle tundub, et siin on ka EKRE mõju, et meil on ikkagi härrasmehed, kes kannavad lipsu, ülikonda, daamid, tõelised daamid ja selle tõttu paissid need reformikad ja need väga, väga halvad välja. Et Juku-Kallest ma ei loodagi midagi, ta läks nüüd Armeeniasse jooma ehk siis Armeenia presidendiga kohtuma, vaatasin, et pilt oli ikka ähvardav. No mina olen taga siis Indias käinud. Tegelikult mul oli selline mõte, et ma ei lähe, kui Juku-Kalle sinna läheb, aga selgus, et ta oli nii kaua pigistanud Tiibeti poolt ja Eesti poolt, kuni ta ikkagi peale võeti ja siis läks joomaks. Tegelikult on see väga-väga inetu, kui maksumaksja raha kuri tarvitatakse patoloogilise joomarluse peale. Välissuhtluses on ka kohutavalt läbi, nii et vaene Armeenia. Juku-Kalle on tulekul, olge valmis. Ja mina näen, et sotsiaalmeedias liigub ringi meem pärast seda, kui Tõnis Möldrilt ei võetud ära saadiku puutumatust, siis on käidud välja, et jumala pärast ärge võtke Juku-Kallelt ära joodiku puutumatust. Kohtumiseni järgmisel nädalal. Kõike head ja nautige kevadet. Vestlussaade Vaba Sõna. Vaata lisa uueduudised.ee